Et kui ta nüüd käima läks, siis alustame sellest, et kõige asjade ärakustutamiseks on siis selline hea variant, et Ctrl A ja nii, Ctrl A ja delete, siis on plats puhas, vaatame, kontrollime tegelikult abijoonte kihi peale ka, vaatame, kas seal ka midagi on, ei ole, kõik on läinud. Ja muidugi abijoonte kiht võib alguses olla siis nii-öelda jooksev kiht, siis home ribboni peal siin layersite aknas üleval on kirjas, et kiht on abi ja ühe ruumi joonestamine algab sellest, et tuleb siis selle ruumi põhiplaan teha, teeme alguses sellise lihtsa ja esimene nurk võib siis olla jälle nullis ja ütleme, et see on selline lihtne 20 ruutmeetrine tuba, mis on siis mõõtudega 5 × 4 meetrit. Ehk siis selle üks mõõt on, X mõõt antud juhul siis oli mul 5000 ja Y mõõt 4000. Nüüd siia plaani peale tuleks siis kuidagi tähistada need kohad, kus on siis aknad ja uksed. Seda võib siis tähistada lihtsalt niimoodi ristküllikuga ja abivahend siis, et me saaksime selle õigesse kohta. Siin on võimalik kasutada erinevaid võimalusi, aga praegu ma näitan seda, kuidas saab kasutada siis objekt snap tracking ut. Et sellega on siis niimoodi, et käime korra siit otsast üle, nii arest antud juhul mind segab, võtame nii aresti ära. Et siit otspunktist hakkab välja jooksma siis see trackingu joon ja sellega me saame siis määrata, kui kaugel sellest nullpunktist asub esimene nurk, ütleme, see on siis 600 kaugusel näiteks ja uks on siis 900 miinus 100 näiteks selline ristkülik, et see tähistab siis nüüd ukse asukohta. Ja täpselt samamoodi saab siis määrata akna siia, et ütleme, aken on ütleme näiteks 1500 nurgast ja mingi 2100 ütleme lai. Ja aknalaua sügavus natuke sügavam on 300 näiteks niimoodi, et nüüd on siis ruum, ühes seinas on aken, teises seinas on uks, et siiamaani on kõik lihtne. Ja selleks, et nüüd neid vaateid tekitada nendest seintest, siis oleks vaja panna endale abijooned, mis näitavad siis kõrgusi. Ja selle jaoks on siis mõistlik kasutada offset käsku. Offset käsk on siis home ribboni peal modify aknas all paremas nurgas. Ja offset käsk on selline käsk, mis kõigepealt küsib siis kaugust, et esimene kaugus on siin praegu selline, et lihtsalt jääks piisavalt ruumi siia ümber, mingi 2000 näiteks. Ja siit edasi hakkame nüüd neid kõrgusi, mis reaalses elus teis mõõdata, näiteks nüüd akna alumine kõrgus 800 enter, siis akna ülemine kõrgus ja ukse kõrgus näiteks 2100 ja lae kõrgus 2500 näiteks niimoodi. Et nüüd on meil kõrgused olemas, järgmine asi on võtta plaani pealt need gabariidid, et siin osa gabariite saab panna, kasutades siis construction line'i, mis on siis siin home ribboni peal draw aknas rippmenü ülemises reas 3. Ja sellega saab siis, nüüd praegult ta ei saanud aru, mida ma tahan, ma panen siis kirja, et teda on vertikaalset joont siit ja siit ja repeat ja nüüd ma tahan horisontaalset joont siis siit punktist ja siit punktist. Et nüüd juba siit need vaadete gabariidid on olemas, nüüd on vaja siia viia nende
ukse ja akna asukohad, et selle jaoks on siis mõistlik kasutada RAID, see on siis siin extraction või construction line'i kõrval, ja kiir on siis ühesuunaline abijoon lõpmatu, et saab siis teha see ühe kiire näiteks ja seda kopeerida ja teha teisele poole ka siis üks kiir ja seda kopeerida jälle. Nii. Ja nüüd on siis tulemuseks see, et me võime vahetada kihti ja joonistada siis siia selle seina seestpoolt vaate. Noh, põhiplaani me võime ka uuesti üle joonistada, et oleks olemas ta ka selle nullkihi peal. Muidu ta jääb ainult abijoone kihi peale. Ja praegusel juhul ei ole vaja, aga tegelikult siis saab keerata vaadet siit paremast ülemisest nurgast, et oleks rohkem aru saada, mismoodi see sein välja näeb. Ja joonistada siis need seinte vaated. Nii, nüüd on ring täis, XY koordinaadistik on jälle nii nagu peab olema. Ja siit võib siis nüüd abikihi kinni panna. Ja nüüd kavandite siia joonise peale saamiseks on siis insert riboni peal referentsid aknas on attach, et sellega saab nüüd panna siia neid raster image'id. Need peavad olema siis kaasas selle failiga, sest need ei muutu selle faili osaks, vaid on siis eraldi failid, mille asukoht siis peab olema teada, kus nad asuvad. Nii, paneme siis praegu siia sihukese pildi näiteks. Skaalaga 1, et ma ei tea praegu, kui suur ta on, siis ma saan siit lohistada teda suuremaks. Ja klipiga ma saan siis määrata selle, kui suure osa sellest pildist ma siin kasutusele võtan praegu. Kuna see nüüd osa peaks olema aken, nii kui ma nüüd taha viin, siis näete siin see osa peaks olema aken, et selle ma saan lihtsalt kinni katta. Nii home ribboni pealt, draw aknast, wipeout on selline tore käsk ja valin siit, et ta paneks selle wipeout'i siis polujoone peale ja siis ta võib sealt selle polujoone ära kustutada, et nüüd on see sein on tehtud ja põhimõtteliselt sama asja annab siis korrata teiste seinte peal siin. Nüüd peab silmas pidama seda, et koordinaadid praegu on teistpidi, et kui ma nüüd uuesti võtan selle attach'i ja sisestan, siis ma pean siia panema ka, et ma saaks teda keerata. Skaleerimise ma võtan isegi ära praegu, sest ma ei tea, kui palju ma teda skaleerin. Nii, nüüd esimene klikk pani ta nurka paika siia, nüüd on nurgas. Ja teise klikiga ma vääran suuna, nüüd ma saan siis jälle seda suurendada ja klippida. Et nii kaua, kui teil omal ei ole kavandid tehtud, nii kaua võib rahulikult kasutada siis suvalisi pilte. Nii. Millegi pärast nüüd ei taha see keeramine toimetada. Et vahel ta siin pipardab natukene.
ja jälle siis selle attach'iga siia seina peale, esimene klikk asukoht, teine nurk, siis venitan ta nii suureks, et ta mul seda seina katab. Ja nüüd ma võin siis teha polügonaalse klipingu, mis siis võtab selle ukse ka siit maha kohe. Close. No, ja viimane sein siis jälle pilt ja kõik tuttav teema juba. Nii, klip, rectangular. Ma nüüd vaatan, et see video liiga pikaks ei läheks. Nii, ring sai peale. Kõik seinad on olemas, et nüüd tuleb need viia siis paberi peale. Ja paberi peale saab siis nüüd, kuna siin on meil tehtud vaateportsuga raam, et siis selles vaateportsus tulevad nad korraga kõik siia, kui zoom extends teha, ehk siis hiirerattaga topeltklikk teha. Et kui me nüüd tahame tekitada olukorra, kus need vaated oleksid ühes reas, siis nii paneme skaala 1:50 näiteks, peame selle lukku ka. Et siis me peame kasutama mitut vaateportsu, et ühe vaateportsuga seda teha ei saa. Kavandi võib muidugi niimoodi ka esitada, nagu ta praegu on, aga kui nüüd tahab seda keerata, siis tuleb kasutada mitut vaateportsu, panna see vaateportsu piir abikihi peale, siis ta kaob ilusti ära ka. Need ruudud saab tagant ära, need on gridid, eks. Nii, aga ma toon selle abikihi korra tagasi. Ja saab siis kopeerida vaateportsu ja muuta selle vaateportsu piire niimoodi, et me näeme teist vaadet siin. Ja siis keerates rotate'iga saame muuta selle orientatsiooni selliseks, et ta nüüd sobib mul siia kõrvale ilusti. No, teeme see, vaatan, et aeg hakkab otsa saama. Et kui siit nüüd võtta see alumine, siis seda tuleks keerata 180 kraadi, et saaks õiget pidi. Nii oli jällegi moviga õigesse kohta. Noh, viimane külg ei tahagi siia ära mahtuda. Aeg saab 2 minuti pärast otsa, ma teen ikkagi selle viimase ka ära, paneme selle siis kuhugi mujale. Koopia. Nii, ja otsime siis selle küljega üles, kuigi see on täpselt samasugune nagu vastassein. Ja rotate. Ja liigutame ta siis ka siia teistega kuidagi mingisse seosesse. Kui nüüd abikiht kinni panna, siis põhimõtteliselt võib ütelda, et kavand on olemas.